Hei armsad Kati podcasti kuulajad! Tänaseks podcasti teemaks on küsimus, kust jookseb pärimusmuusika ja džässmuusika piir. Selleks olen kutsunud tänasesse stuudiosse kohale ka inimese, kes viljeleb mõlemat stiili. Ta on õpetaja rütmimuusika ja pärimusmuusika erialal. Tegemist on tunnustatud muusiku ja õppejõu Marko Mäega. Tere Marko! Tervist! Selleks, et kõik ikka mõistaksid, mis on pärimus ja džässmuusika, siis ma teen kerge tutvustuse neist kahest stiilist. Pärimusmuusika all mõeldakse tavaliselt muusikat, mida antakse edasi põlvest põlve. Vanavanematelt lastele suulise pärimusena, autorid ei ole enam jaolt teada. Kuid džässmuusika on stiil, kus samalaadselt pärimusmuusikale lugusid väga ei noodistata, kuid sellele stiilile on väga iseloomulik improviseerimine. Džässmuusikas kasutatakse palju kindlaid laade. Tsiteerides minu õppejõudu, siis džässmuusikast tuleb leida üles õiged pärlid ehk siis komfekid. Tänapäeval on tähendus pärimus ning džässmuusikast palju muutunud. Mina arvan, et need stiilid on ka veidi omavahel põimunud. Õnneks on stuudios ka saatekülaline ekspert, kelle käest saan enda kahtlustustele kindlad vastused. Marko, sa oled õppinud ja õpetanud erinevaid muusikastiile erinevates koolides. Palun räägi, millisest muusikastiilist algas sinu enda muusikutee peale klassikalise muusiku õpinguid? Minu muusikaline tee või muusika, millest ma olin juba lapsena uitunud, oli tõepoolest imelikul kombel džässmuusika. Et olin paari sõbraga juba mingisugune 10-12 aastaselt olime džässi fännid ja ostsime siis vinüülplaate. Tol ajal oligi vinüül tavaline helikandja, mitte nagu tänapäeval on ta rohkem gurmaanide teema. Et igal juhul minu instrumendi valik saksofon ja see kõik on lähtunud huvist džässmuusika vastu. Selge pilt. Rääkides saksofonist, siis kuidas sa ise tunned, et kuna sa oled ka saksofonist, et millise stiili viljelejaks sa end muusikuna pead? Kas sa pead nende kahe stiili vahel valima või on sul kindel, et kas sa tahad mängida rohkem džässmuusikat või pärimusmuusikat, et kuhu sa ennast liigitaksid? Hea küsimus. Kui inimene satub Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima, siis on päris raske jääda selliseks stiili puhtaks muusikuks. Et kui me hakkame mõtlema kas või näiteks džässtrummar Tõnu Tubli, kes on kindlasti Eesti näiteks üks parimaid džässtrummareid, aga kahtlemata on ta hoopis nagu sattunud pärimusmuusiku rolli. Ja neid näiteid on siin väga palju. Et ühesõnaga ma olen hariduselt justkui lõpetanud ju siin džässmuusika õppekava, aga tegelikult siis siin Viljandis juba 20 aastat toimetades on need, et on üks jalg on ühes stiilis ja teine jalg on teises stiilis. Väga hea vastus. Et selget identiteeti tänaseks päevaks enam ei ole. Et kohe kindlasti ma ei ole džässmuusik enam ja ega ma mingi õige pärimusmuusika ei ole, sest pärimusmuusika on ikka see, kellel on pärimusmuusika vallas ikkagi haridust ka. Nii, aga sa oled mänginud mitmetes kooslustes. Ma toon sulle ühe muusikalise näite selliselt koosluselt, mille liige olid ka sina. Tegemist on kooslusega, kes kasutab enda lugudes tihtipeale regilaule, mis on pärimusmuusika ju üheks tunnuseks. Selle koosluse nimi on Elletuse. Bändil on üks lugu Pääsukese ballaad, mis seostub minu jaoks mingil hetkel täielikult džässmuusikaga. Siis kuulame seda lugu. Hey!
mina kuulen siin soolosid, improvisatsiooni, natuke sükest džässilikku käike asju. Et aga mille alla sina sellise siis loo nagu liigitaksid, et kas see on siis pärimusmuusika või ta on džässmuusika? No ilmselgelt sellel muusikal on palju rohkem nagu stiililiselt džässmuusika stiilitunnuseid. Ja kui ma peaks panema sinna ühe sildi külge, siis see oleks just nimelt džäss. Aga selle muusika autor, selle arranžeeringute autor, siis Paul Daniel, tema on saanud siis inspiratsiooni tugevalt sellest regilaulust, mida siin siis Liisi Koikson laulab ja sellest regilaulu mingisugusest energiast, mis ka Liisi laulu puhul hästi välja tuleb, siis selle hoo lükkab siis, selle bändile annab hoo see regilaulu hoog, ütleks nii. Aga Elletused ise on ju tegelikult ikkagi nimetavad ennast kui pärimusmuusika ansambliks, bändiks. Jaa, et kokkuvõttes siin me võime tundide viisi, see sobib rohkem kõrtsulaua taha, see arutelu üldse, mis on need stiilide tunnused, kus on see piir, kus on hämarala, kus nad kokku saavad, milline on õige pärimus, milline on õige džäss ja see kõik on mingis mõttes ka tänaseks nagu mõttetu, sest stiilid on nii ühte sulanud, üksteisega põimunud ja tekkinud uued stiilid, millele ei olegi kõigele mõtet nime panna ja silte külge panna. Et aga kuidas su küsimus oli? Millise stiili alla sa liigitaksid, seda sa juba vastasid, aga et ma ütlesin, et Elletused nimetavad ennast pärimusmuusika bändiks. Jah, et mida nad selles mõttes on, et see siis selle bändi, ta on Paul Danieli bänd ikkagi ennekõike, Liisi on seal solist, aga Pauli bänd ja Paul Daniel sattus väga nagu tema huviorbiiti pärimusmuusika ja eriti regilaul. Ja ta hakkas sellega väga süvitsi uurima seda ja samal ajal teda hakkas väga ka huvitama komponeerimine, nii et Elletuses ja olles ise džässi haridusega said kokku minust nagu 3 asja, tema huvi pärimusmuusika ja siis regilaulu vastu, komponeerimise vastu ja siis džässi helikeel oli see tema loomulik muusikaline väljendusviis. Et ma mäletan, ta oli meil külas nädal aega järjest ja siis muudka ka uuris Kätlini käest igasuguseid pärimusnüansse ja siis muudka ka komponeeris, et kui Elletuste plaati kuulata, siis see on tegelikult väga läbi komponeeritud džässmuusika, et seal on küll soolod, improvisatsioonid vahepeal, aga see komponeerituse osa on väga suur. Ja ma ei tea, kas see plaat või oli see teine plaat, kus ka meil näiteks Veljo Tormis oli stuudios kohe kuulamas ja nõu andmas Liisil, et vastus on see, et kui me vaatame näiteks pärimusmuusikafestivali või džässmuusikafestivali, mis on Džässkaar näiteks, siis ta sobiks absoluutselt mõlema festivali programmi. Et vastus ongi lihtne, et ta on nii pärimusmuusika kui ka džäss, aga võib-olla, et kuidas mina saan aru, mis asi on pärimusmuusika, siis võib-olla ma praegu mõtlen kõva häälega lihtsalt enda jaoks, et on 3 sorti. On süke arhailine pärimusmuusika, mis meieni on ennekõike jõudnud läbi arhiivisalvestuste või siis näiteks need samad regilaulud, millel ei ole isegi võib-olla kõigil salvestust, aga on mingid tekstid ja on mingid noodinäited, mis siis ikkagi kuskilt salvestustelt ju on saadud. See on siis üks süke väga oluline pärimusmuusika kiht, siis järgmine pärimusmuusika kiht oleks selline, ütleks rahvamuusika ja ka rahvalik muusika. Ja see, mis elab ja see on nagu väljenduks näiteks tänapäeva lõõtsamängijad on, kes on seda traditsiooni nagu ilusasti hoiavad elus ja isegi ütleme siis rahvalikel pidudel mängivad mingid bändid,
et see olgu need untsakad või isegi kukerpillid, et see on ka mingisugune osa nagu sellest suurest pärimusmuusikast. Ja siis see kolmas, kuhu see elletuse ka nagu kõige rohkem satub, on siis see nii-öelda lavamuusika, lavapärimusmuusika ja see on, kus on traadatakid või maarjanuudid või Curly Strings on hoopis veel omamoodi problemaatiline nähtus, et seal on ennekõike muusikud on pärimusmuusika haridusega, aga muusika ise on juba täitsa enda komponeeritud ja pärimuse ainest on pigem vähe, et igal juhul see kolmas oleks siis see lavapärimus ja siis see lavapärimus nüüd saabki kokku väga erinevate teiste stiilidega, küll popmuusikaga, džässmuusikaga ja miks mitte ka akadeemilist klassikalise muusikaga. Aitäh sulle selle vastuse eest, minu maailm juba avanes päris palju, aga tahaksin lasta ühe muusikanäite sulle veel koosluselt Roo Toro ja siin on ka üks soolo ja siis pärimusmuusikas siis on samuti ju soolod lubatud, pärimusmuusika stiilieelised soolod. Et kas see on nüüd pärimusmuusika soolo või see on ikkagi ka nagu džässmuusika soolo pärimusmuusika loos? Kust siuke salvestus pärit on, mis asi see on? See on olemas YouTube'is, Roo Toro 2015 folk. Ma isegi ei tea, et ma nii hästi oleks mänginud kunagi, super värk. See on tõesti vägev ja uskumatu. Vastus siis kohe lihtne vastus on see, et see on ikkagi ennekõike jälle džässmuusika nagu esteetikale ja lähenemisele helikeelele vastav soolo. Aga kui me räägime pärimusmuusika soolos, siis sellist asja nagu hästi olemas ei olegi, sest et pärimusmuusikas pigem üldse on oluline soolomäng, aga see nüüd tähendab hoopis teist asja, see tähendab ennekõike, et keegi mängib üksinda pärimusmuusikat. Ja kui ta üksinda peaks näiteks mängima tund aega üks torupillimängija või viiuldaja pärimusmuusika lugusid, siis see igal juhul hakkab ta varieerima neid lugusid ja see omakorda tähendab juba improvisatsioonilisust, et see on nagu pärimusmuusika soolo ehk üksimäng, aga see lugu sealt folgit, et see on igas mõttes nagu jälle džässmuusikale lähedane olukord, kus on teema, soolo teema, et džässmuusikale omane vorm, aga mis tas teeb nagu jällegi selle nii-öelda lavapärimuse
bändi, et miks pärimus on see, et kogu bänd seal siis Marek Talskidraga, seal, ma ei tea, kas seal on Sandra ka või Sandra Kätli, mina, et seal on, me kõik mängime Torupilli Jussi teemat unisoonis ja küllaltki nagu täpselt siis seal ansamblis on 2 kurja naist, kes nõuavad meilt väga täpset teemade mängimist üldiselt. Ja siis see on nagu see küllaltki puhas pärimuse osa. Aga see ümber jälle, see vaht seal, et see on pigem nagu džässmuusikast. Aitäh sulle, Marko, selle suurepärase arutelu eest. Palun. Mina sain väga palju targemaks. Loodan, et ka kõik podcasti kuulajad said siit miskit põnevat teada ja peatse kohtumiseni. Ja, kohtumiseni.